tere! Täna õpetame teile, kuidas teha ise omale vihmuti. Sest tavaliselt läheb see katki just siis, kui õues on hästi palav ilm, poed on kinni, ehk siis on laupäev või pühapäev ja muru kuivab. Et selle jaoks ei ole vaja midagi väga keerulist. Vaja läheb veepudelit, nasklit, mingit puujuppi, alati on hea, kui on traat olemas, ja teipi. Asi on väga lihtne. Pudelisse tuleb naskliga teha mõned augud. Tehke augud väikeste vahedega. Umbes selles suunas, kuhu te tahate, et vesi pritsiks. Võib teha kogu pudeli ulatuses. Mina teen praegu 3 auku ühel poole ja 3 auku teisel poole. Nii. Nüüd, et see pudel püsiks ilusti püsti, võtsin ma siia appi puupulga. Siis kui ta ära keerab, siis ta pritsib kõik ühele poole. Aga me tahame, et ta pritsiks laiali. Nii. Selleks kasutame traati. Nüüd üritame selle pudeli siduda siia puupulga külg kinni. Niimoodi. Natuke nokitsemist ei ole kunagi halb. Niimoodi, väga hea. Siis keerame maha korgi. Võtame aiavooliku. Oleneb aiavooliku jäämendusest. Kas see voolik läheb siia täpselt sisse või vajab ta ka mingit teibiga tihendamist. Ohoo, minul on vist vedanud. Et siia peaks ikka teipiga panema. Sest muidu voolab vesi kõrvalt mööda ja me ei saagi nii head survet, kui me tahaksime. Teip võiks olla korralik, soovitatavalt veekindel ja oleme valmis saanud vihmuti. Proovime, kuidas töötab. Ja selline meie vihmuti tuli. Auke võib juurde teha, võib neid vähem teha, võib teise nurga all teha, kuidas ise soovite.